Mängutööstus on kriisis. Tuhandeid töökohti kaotatakse. $200 miljoni suurused projektid jäetakse katki. Suletud uste taga on tegevjuhid paanikas. Aga ühes väikeses kontoris Bellevues teenib 360 inimest rohkem raha kui kogu Electronic Artsi töötajaskond kokku. Nad ei lihtsalt ei võida. Nad muudavad seda, kuidas me arvame, et kaasaegsed ettevõtted peaksid toimima. Ja kui neil on õigus, siis kogu mängutööstus ei ole lihtsalt raskustes. See tegutseb vale najal. Esimene peatükk. Kummitus masinas. 2024 aasta esimesel poolel kadus 10 suurima börsil noteeritud mängufirma seas 11 000 töökohta. Microsoft sulges Arcane. Austini Tango Gameworks kadus peaaegu üleöö. Embracer Group sulges terved osakonnad üle maailma. Nende ümberkorraldused viisid üle 4000 töötaja koondamiseni ja 44 stuudio sulgemiseni. Ka Sony ei pääsenud sellest. Sisemised ümberkorraldused mõjutasid nende PlayStationi ökosüsteemi, stuudiod suleti vaikselt või liideti teistega. Kogu tööstuses kordus sama muster. Tundus, et keegi polnud puutumatu, välja arvatud üks eraettevõtte Washingtoni osariigis. Valve'i töötajate arv püsis vahemikus 330 kuni 360 inimest. Ei olnud koondamisi ega massilist värbamist ning kvartalipõhist draamat ei esinenud. Numbrid kinnitavad Valve'i staatust. Ainuüksi Steam teenis 2025 aastal üle $16 miljardi tulu. Kogu ettevõtte käive prognoosid ületavad $17 miljardit. Kui jagada see nende väikese töötajaskonna vahel, siis ühe töötaja kohta on see peaaegu 50 miljonit. Microsoft koos oma operatsioonisüsteemi, pilveimpeeriumi ja Xboxiga teenib töötaja kohta ligikaudu $1,24 miljonit. Valve'i näitaja on 40 korda kõrgem. 2021 aasta monopoli vastase kohtuasja dokumendid paljastasid ülejäänud tööstuse jaoks midagi veelgi inetumat. Keskmine Valve'i töötaja teenis aastas peaaegu $1,3 miljonit. See number on juba mitme aasta tagune. See number on tänapäeval peaaegu kindlasti suurem, kuid see pole ainult lugu tasustamisest ega ka õnnest. Sest kui sa vaatad lähemalt, siis erinevus ei seisne tulemustes, vaid struktuuris. Börsil noteeritud mängufirmad, mis on seotud investorite ootustega, suurendasid pandeemia ajal oma töötajate arvu. Nad palkasid agressiivselt ja koondasid sama kiiresti, kui turg muutus. Kui asjad läksid halvasti, ei piirdutud lihtsalt kohanemisega. Inimesi koondati lainetena. Valve ei järginud seda tsüklit. Nende töötajate arv käitub nagu range ülempiir, mitte kasvu eesmärk. See on struktuur, mis püsib oma piirides. Mida see ütleb ülejäänud tööstuse kohta? $200 miljardit väärt mängutööstus on aastakümneid kuulutanud mastaabi tähtsust. Suuremad stuudiod, meeskonnad ja eelarved. Aga võib-olla on see lähenemine hoopis haigus, mitte ravi. Esimesed tõendid tulevad ainsalt ettevõttelt, kes keeldub kaasa mängimast. Teine peatükk. $0 turundusime. Tänapäeva AAA mängudes ei lähe eelarved lihtsalt suureks. Need muutuvad äärmuslikuks. Sony Concordist sai üks selgemaid näiteid sellest. Teatati, et arendustehingu väärtus oli üle $200 miljoni. Mõned hinnangud viivad selle kogusumma lausa $400 miljoni. Ja see ei hõlma isegi turundust, stuudio omandamiskulusid ega turule toomise kampaaniat. Selle arendusse kulus 8 aastat. Sony ostis selle taga olnud stuudio Firewalki täielikult ära 2023 aasta aprillis. Nad panustasid tugevalt Concordile kui oma järgmisele suurele teenuspõhisele hitile. Päeval, mil Concord Steamis käivitati, ilmus kohale 697 mängijat. Mäng müüs peaaegu 25 000 eksemplari ning Sony võttis selle 14 päeva hiljem müügilt ja tagastas kõigile ostjatele raha. Sony sulges Firewalki täielikult 2 kuud hiljem. Aastatepikkune töö, 100 miljonit kapitali, kõik hävitati mõne kuuga. Umbes samal ajal lisas Valve Steam'i projekti nimega Deadlock. See oli ainult kutsetega, ei olnud avalikustamistrailerit, pressituuri ega IGN'i eksklusiivi. Turunduseelarvet polnud üldse. Arvustajatelt, kes üritasid sellest kirjutada, paluti seda mitte teha. Jutt levis Discordi serverites. 2. septembril 2024 jõudis Deadlocki mängijate arv tippu, ületades 171 000 samaaegset mängijat. Concord maksis Sonyle ligikaudu $287 000 iga tippajal samaaegselt mänginud kasutaja kohta. Deadlock ei maksnud Valve'ile sisuliselt midagi. See muster ulatub kaugemale neist 2 mängust. Helldivers 2 tõusis esile 2024 aasta alguses peaaegu täielikult suust suhu levinud soovituste toel. 3 kuuga müüdi üle 12 miljoni eksemplari. Enamik turundusest koosnes spontaansetest meemidest väljamõeldud planeedi kohta, mille nimi oli Malevolent Creek. Manor Lords, mille lõi peamiselt üks Poola arendaja, müüs esimese 3 nädala jooksul üle 2 miljoni eksemplari. Mängul polnud peaaegu üldse reklaamikulusid, ainult kogukonna enda hoo pealt. Kas tohutu turunduskulu tõukab tegelikult eemale need mängijad, keda need mängud soovivad?
Kui Sony kulutas Concordi reklaamimiseks väikese saareriigi SKP jagu raha, siis nende sihtgrupp kuulis tegelikult midagi muud. Nad kuulsid, see on korporatiivne ja pingutab liiga palju. Tõeline huvi ei kasva reklaamtahvlitest, see kasvab põnevusest ja suust suhu levivast infost. Valve ehitas kogu oma lähenemise just sellele ideele. Ligipääs tuleb välja teenida, mitte osta. See töötab ilmselgelt. Väiksemad stuudiod on juba hakanud seda formaati kopeerima. Reklaamipõhine lansseerimisstrateegia on hääbumas. Midagi paremat on lõpuks tõestatud töötavat. 3. peatükk. Toodangu anomaalia. Kõige ebatavalisem Valve'i juures ei ole see, mida nad välja annavad. See on hoopis see, kui ühtselt kõik toimib. Võtame näiteks Counter-Strike 2. See polnud lihtsalt järg. See tähendas täielikku üleminekut Source 2 mootorile, uuesti üles ehitatud valgustussüsteemi ja täielikku võrgukoodi ümbertegemist maailma kõige mängituma võistlusliku tulistamismängu jaoks. Ja siis on veel riistvara. Steam Deck OLED polnud lihtsalt värskendus. See oli uus versioon spetsiaalselt Steam'i ökosüsteemi jaoks loodud käsikonsoolist. Isegi nende vanemad tööd toimivad aja jooksul endiselt samamoodi. Half-Life Alyx on endiselt kaasaegse VR-i etalon ka aastaid pärast ilmumist. Iga osa tundub esmapilgul eraldiseisvana, kuid koos ei käitu need nagu isoleeritud projektid. Need käituvad nagu üks süsteem, mis ei peatu kunagi päriselt. Ja seda kõike juhib umbes 360 inimest, samal ajal kui nad haldavad suurimat digipoodi arvutis ja käitavad mitut maailma suurimat teenuspõhist mängu. Nüüd võrrelge seda tööstuse tavapärasega. Microsoftis, EA's või Activisionis pole sugugi haruldane, et ühe AAA-mängu tegemiseks on vaja suuremat meeskonda kui Valve'i kogu töötajaskond. Ja isegi nende ressurssidega kannatavad need hiiglaslikud mängud ikkagi suurte viivituste all. Kuidas? Vastus on lihtne. Valve kogub endale pidevalt eeliseid. Iga projekt tugineb millelegi, mis on juba olemas. Counter-Strike 2 ei pidanud endale publikut looma. See päris selle, mis oli kujunenud 2 aastakümne jooksul. Deadlock ei pidanud lahendama maksete või levitamise küsimusi. Steam hoolitses selle eest juba. Steam Deck ei pidanud looma tarkvaralist ökosüsteemi nullist. Proton tegi juba suure töö ära. Mitte miski ei alga täiesti algusest. Ja just sellepärast ei kasvata Valve oma meeskonda nii nagu teised ettevõtted. See jääbki väikseks, see on teadlik valik. Pole mingit juhatuse bürokraatiat, pole fookusgruppide parandusi ega aktsionäride ülevaateid. Väiksemad meeskonnad, kes töötavad ühes suunas, saavutavad tihti rohkem kui suured meeskonnad. Sagedamini kui inimesed arvavad. Ja ka vastupidisele tasub tähelepanu pöörata. Kui ettevõte teatab, et palkab tuhandeid arendajaid juurde, võib see kõlada nagu suur edasiminek, kuid see ei tähenda alati kiiremat töö valmimist. Mõnikord on hoopis vastupidi. Mõnel juhul võib see tähendada hoopis aeglasemaid tulemusi hiljem. 4. peatükk. Varjatud hierarhia. Tehnikaartiklites korratakse sageli lihvitud versiooni Valve'ist. Lame hierarhia, veerevad lauad. Töötaja käsiraamat, mis lubab sul liikuda ükskõik millise projekti juurde, mis sind kõige rohkem huvitab. See on suurepärane lugu, kuid vähemalt nende jaoks, kes seal töötanud on see vaid poolik tõde. Glassdoori arvustused ja endiste töötajate jutud kirjeldavad midagi, mida brošüür ei maini. Kabal mitte vandenõulises mõttes, vaid seal on pikaajalise staažiga vaneminseneride, disainerite ja majandusteadlaste rühmad. Nad otsustavad vaikselt, milline projekt saab rahastuse ja milline pannakse ootele. Millised uued töötajad võetakse omaks ja millised jäetakse kõrvale. Üks endine töötaja võrdles seda sotsiaalset dünaamikat keskkooli sööklaga, millel on eelarveõigus. Teine kirjeldas, et tehniliselt oli tal vabadus ükskõik millega tegeleda, kuid ta ei suutnud kedagi veenda oma valitud projektiga liituma. Isegi ilma ametlike tiitliteta on ettevõttes siiski võim olemas. Töötasu võib kõikuda väga palju, sõltuvad kolleegide arvamusest. Töötajad hindavad üksteist ja selle põhjal määratakse boonused või mõjuvõim. Kui keegi ei suuda tajuda kirjutamata reegleid, siis tavaliselt ta kaua vastu ei pea. Vabadus on tõeline, aga sama tõeline on ka sellega kaasnev surve. Niile, kes sobituvad, pakub Valve erakordset iseseisvust ja väga suurt palka. Neile, kes ei sobitu, toimub lahkumine tavaliselt kiiresti. Börsiettevõte ei jääks sellise kultuuriga ellu. Vastavuskontrolli ja personaliosakonna meeskonnad sekkuksid. Toimuks hulk ühishagisid. See intensiivsus, mis paneb Valve'i meeskonna enda suurusest rohkem saavutama, ei toimi börsiettevõtte reeglite raames. Süsteem toimib, kuid mitte nii puhtalt ja idealistlikult, nagu mütoloogia väidab. Selle all on karmim pool. Vastupidise teeseldes eiratakse neid inimesi, kes pidid selles süsteemis tegelikult elama. Aga see mudel tõestab midagi, mille suhtes ülejäänud tööstus on lohakaks muutunud.
Väikeste meeskondade palkamine, kuhu kuuluvad tõeliselt head ja kultuuriga sobivad inimesed, on parem kui lihtsalt suurelt palkamine. Keegi ei ütle, et peaksid kopeerima neid klikke. Tõeline õppetund on lihtsam. Oma värbamiskriteeriumite langetamine kiire kasvu nimel kahjustab ettevõtet vaikselt. Ettevõte, mis jääb teadlikult väikeseks, palkab hoolikalt. See kaitseb seda, mis ettevõte toimima paneb. Selline ettevõte võib oma inimeste heaks teha rohkem kui see, kes kolmekordistas oma meeskonda lihtsalt selleks, et LinkedInis hea välja näha. Eriti kui pooled neist 2 aastat hiljem koondati. See olukord soosib väiksemat ja karmimat ettevõtet. Töötajad saavad tegelikult rohkem palka ja tootlikkus kasvab. Kas see toimib ärina, ei ole enam arutluse all. 5. peatükk. Passiivne impeerium. Aga Valve'i tegelik mastaap ei tule mängude müügist. Steam võtab iga platvormil müüdud mängu pealt vahendustasu, mis on ajalooliselt olnud umbes 30% suurematele kirjastajatele väiksem. See üksi on juba tohutu äri, aga see on vaid pealispind. On olemas ka mängusiseste esemete turud, eriti mängudes Counter-Strike 2 ja Dota 2. Mängijad vahetavad relvi, skine, ripatseid ja kosmeetikat sellistes kogustes, mis hakkavad rohkem meenutama finantsturge kui mängumajandust. Ja Valve võtab igalt tehingult 15%. Ainult Counter-Strike'i kastide ja skinide majandus tõi 2023 aastal sisse üle $1 miljardi. Tulu laekub sõltumata sellest, kas Valve avaldab uut sisu või mitte. Tippuaegadel arvatakse, et ainult turg teenib tõsist tulu, mõnikord rohkem kui keskmise suurusega kirjastajate kogu aastane kasum. Ja mitte miski sellest ei tule uue mängu väljaandmisest. Strateegiline kasu on tohutu. Enamik mängufirmasid on ummikus. Igal kvartalil peavad nad midagi uut välja andma, lihtsalt selleks, et arveid maksta. Valve ei pea seda tegema. Nende süsteemid loovad midagi püsiva rahalise miinimumi sarnast ja see võimaldab neil katsetada, projekte tappa või pausile panna ning vajadusel ka 10 aastat oodata. Neil ei ole mingit survet järgesid välja anda. Nad saavad endale lubada oodata, kuni midagi muutub huvitavaks. Võrdle seda kirjastajaga, kes põletab igas kvartalis 100 miljoneid. Nende juhatused nõuavad edusamme mitmes erinevas teenusmänguprojektis korraga. Erinevus pole ainult mastaabis, vaid ka hingamisruumis. Miks siis Valve pole läinud Microsofti teed ja ostnud kõiki stuudioid, mis silmapiiril? See vaoshoitus ongi osa nende strateegiast. Ülevõtmised sunnivad sind kultuure ühendama ja töötajate arvu suurendama. Need toovad kaasa uusi juriidilisi riske ja juhtimisprobleeme, mida Valve on 30 aastat püüdnud vältida. Avalikud ettevõtted, keda survestavad dividendinõuded või aktsionärid, kasutavad peaaegu alati üleliigset raha millekski. Valve laseb rahal lihtsalt kuhjuda ja investeerib selle millessegi, mis neile huvi pakub. Tõeline iseseisvus tähendab oma levikanali omamist, mitte selle rentimist kelleltki teiselt. Mida see siis tähendab stuudiote jaoks, kes on kinni poodides, mis neile ei kuulu? Vastus ei ole just suurepärane, kuid selline käsitlus teeb asja palju selgemaks kõigile, kes püüavad aru saada, kus tegelikud eelised tegelikult peituvad. 6. peatükk. 10 aasta riskipanus. Enamik inimesi mäletab, et Steam Deck tuli välja 2022 aastal ja oli menukas, kuid sageli unustatakse kõik see, mis sellele eelnes. Steam OS-i täisversioon tuli lõpuks välja koos esialgsete kommertslike Steam-masinatega 2015 aasta lõpus. Eraldiseisvaid kontrollereid müüdi 2016. Aasta keskpaigaks vaid 500 000 ühikut ning tegelikud konsoolid müüsid veelgi halvemini. Kogu projekt näis läbikukkumisena. Tavaline ettevõte oleks selle lõpetanud. Google tõi Stadia turule 2019 aastal ja mattis selle vaid 3,5 aastat hiljem. Amazoni Crucible kestis vaevu 6 kuud. Valve ei tapnud Steam OS-i, nad hoidsid selle elus. Nad lõid Protoni, tarkvara, mis võimaldab Windowsi mänge käivitada Linuxis, ilma et arendaja peaks midagi tegema. Nad tegid osa sellest kõigile kättesaadavaks. Nad jätkasid Linuxi täiustamist taustal, sellesse otseselt panustades. Kõige tähtsam on see, et nad ei kiirustanud. Peaaegu 10 aastat nägi see välja nagu kallis kõrvalprojekt. Siis 25. veebruaril 2022 tuli välja Steam Deck. See ei olnud lihtsalt müügihitt, vaid lõi täiesti uue kategooria. Äkitselt sai sellest 10 pikkusest Linuxi tööst riistvaralise ökosüsteemi vundament, mis hakkas Microsofti haaret PC-mängunduses lõhkuma. Ildes, et Windows on ainus koht, kus tõsised mängud saavad püsima jääda, hakkas murenema. Iga selline ost viis PC-mängunduse järjest kaugemale Microsofti vanast tulumudelist. See töötas nii hästi, et konkurendid hakkasid kiirustama, püüdes järele jõuda tulevikule, mida Valve oli aastaid varem ehitama hakanud. Asus, Lenovo, MSI ja teised on sellest ajast alates välja töötanud omaenda Windowsil põhinevad pihukonsoolid. Sa ei saa seda teha börsiettevõttena. Aktsionärid ei tahaks isegi kaaluda mõtet kulutada 10 aastat operatsioonisüsteemi ehitamisele. Nad tahaksid näha numbreid kasumiveerus. Valveil seda probleemi ei ole.
Gabe Newellile kuulub väidetavalt üle 50% ettevõttest. See üksi muudab kõike. Pole juhatust, mis survestaks teistsugust suunda võtma. Pool survet näidata lühiajalisi võite pikaajalise töö arvelt. Otsused ei pea järgmises finantsaruandes head välja nägema. Need peavad lihtsalt ka aastate pärast mõistlikud olema. Kannatlik kapitaal, kui seda tõesti kannatlikult kasutatakse, lööb lühiajalise raha pika puuga. See pole isegi aus võitlus. Asutaja kontrolli all olevad ettevõtted, kaheklassilised aktsiad ja erafirmaks jäämine võivad olla ainsad viisid, kuidas pikaajaline strateegia toimima panna. Inimesed hakkavad nüüd sellele tähelepanu pöörama, sest enamik neist struktuuridest on nüüd tehnoloogiasektoris esile kerkimas. Tegutsemismudel on nüüd piisavalt selge, et seda kopeerida. 7. peatükk. Viimane väravavaht. Valve turustab Steam'i kui avatud platvormi. Igaüks, kellel on arendajakonto ja $100, saab mängu avaldada. Food keeldub kuulsalt sisulist valikut tegemast. Selle asemel peaks turg otsustama, mis õnnestub. See seisukoht on neile toonud sõltumatute arendajate poolehoiu terve põlvkonna vältel. Aga see pole kogu tõde. Steam'i soovituste algoritm matab igal aastal vaikselt tuhanded vähese vaevaga tehtud väljalasked. Soovituste mootor otsustab, milliseid mänge millistele kasutajatele näidatakse. Valmisvaradest kokku klopsitud mängud jäävad varju. Tehisintellekti poolt genereeritud kehvad mängud, mis on üle ujutanud kõik suuremad poed, jäävad samuti varju. Valve nõuab nüüd tehisintellekti abil loodud sisu deklareerimist ning kõik mängud, mis rikuvad põhilisi kvaliteedireegleid, keelatakse täielikult. Nii et väide, et Steam ei ole kureeritud, ei pea tegelikult paika. See on kureeritud, lihtsalt mitte ilmselgel viisil. See seab Valve'i keerulisse olukorda. Nad saavad suure eelise sellest, et neid nähakse indie-arendajate sõbrana, platvormina, mis laseb turul ise rääkida. Aga nad peavad ka seda platvormi kaitsma. Vastasel juhul upub pood igal aastal 50 000 kokku klopsitud rämpsväljalaske alla. Need kaks eesmärki ei ole täielikult ühilduvad, seega teeb Valve seda, mida börsiettevõtted ei suuda. Nad teevad vaikse praktilise kompromissi. Nad võtavad vastu väikese löögi, näivad veidi silmakirjalikud ja liiguvad siis lihtsalt edasi. Kas nad kaitsevad ökosüsteemi või on nad väravavaht, kes otsustab, millised arendajad saavad süüa? Tõenäoliselt mõlemat. Platvormi ulatus ongi see, mis võimaldas selle praagi üleujutuse üldse juhtuda. Ainuüksi 2025 aastal ilmus Steamis üle 20 000 mängu. Valve on samuti loonud süsteemid, mis aktiivselt kujundavad seda, kuidas see järjestus töötab. See ei ole juhuslik, vaid struktureeritud. Kogu süsteem on küll segane, aga see hoiab Steam'i avastamise kogemuse siiski alles. Mängud tunduvad endiselt suutvat iseseisvat läbi lüüa, isegi kui pood vaikselt filtreerib, sorteerib ja tõstab esile seda, mis tippu jõuab. Kuigi uuemad poed maadlevad sama sisuplahvatusega, siis Steam seda ei tee. See kohaneb. Selline modereerimine võib olla ainus viis, kuidas nii suured platvormid püsima jäävad, ilma et neist saaksid ranged kirjastajad või kaootilised prügimäed. Valve on näidanud kolmandat, segasemat teed. Muidugi see ei vasta päris nende enda turundusele, aga see toimib. 8. peatükk. Pööre. Ükski neist asjadest ei tundu eraldi võetuna loogiline. Valve toob turule rohkem kui nende konkurendid, kuid teeb seda palju väiksema töötajaskonnaga. Nad teevad seda ilma turunduseta, juhivad kultuuri, mis börsifirmana ei jääks ellu, kuid saavutavad siiski toimivaid tulemusi. See ei ole struktuur, mida suured stuudiod kopeeriksid. Igaüks neist tundub eraldi võetuna võimatu, kuid see kombinatsioon on hoopis midagi muud. See toimib, sest Valve on esimesest päevast peale keeldunud mängimast sama mängu, mida kõik teised mängivad. Ainult üks asutaja, mõned vanempartnerid ja vabadus eirata kõigi arvamust selle kohta, milline peaks välja nägema kaasaegne tehnoloogiaettevõte. Enamik Valve'i kajastusi käsitleb seda kui midagi veidrat, kuid selle all on selge muster. Paljud asjad, mis suurtes ettevõtetes tunduvad normaalsed, eksisteerivad ainult tänu välisele rahale. Kvartaalsed aruanded, ülevõtmised, suurtöötajate arv, suured turunduskulud. Mitte ükski neist pole tarkvara loomisel või levitamisel rangelt vajalik. Väike rühm inimesi, kes ehitavad seda, mida nad tegelikult tahavad ehitada, omades piisavat raha, et võtta selleks aega. See ongi see, mis teeb selle ebatavaliseks. Miks? Sest kõik teised on nii harjunud olemasoleva olukorraga, et nad on unustanud, et selline võimalus üldse olemas on. 9. peatükk. Suveräänne riik. Valve ei ole tegelikult ettevõtte tavapärases mõttes. See käitub pigem nagu väike erariik. Peakorter asub Bellevue's ja see toimib omaenda sisemiste reeglite järgi, mis hõlmavad värbamist, palgapakette ja pikaajalisi strateegiaid. Ettevõttes väljaspool ei ole midagi, mis sunniks seda käituma vastavalt tööstuse normidele. Ja see ongi peamine erinevus. Valve ei käitu nagu ettevõte, mis püüab turul võita. See käitub nagu miski, mis on tavapärases süsteemis täielikult välja astunud. Ja kui sa seda nii näed, hakkavad väljastpoolt vaadates ebatavalised otsused rohkem mõtet omama. Valve'i täielik kopeerimine on peaaegu võimatu. Väga vähestel asutajatel on endiselt enamusosalus kasumlikus tarkvara hiiglases.
Väga väheseid kultuure on 20 aasta jooksul nii hoolikalt kujundatud. Nende eelis on spetsiifiline. Suurima arvutimängude poe omamine maal on midagi, mida saab teha ainult üks ettevõte. Aga ülejäänu puhul saavad ettevõtted sellest õppida. Väiksemad stuudiod jälgisid avaliku turu kaost ja otsustasid, et nad ei taha sellega tegemist teha. Vaata Local Funky, Palatro üksikalendajat. Ta lükkas tagasi ülevõtmispakkumised ja hoidis teadlikult tegevuse väiksena. Või Sven Vinka Larian Studiosist, stuudiost, mis tegi Baldur's Gate 3. Ta on juhtinud stuudiot aastakümneid ilma seda börsile viimata. Nad andsid hiljuti välja ajastut määrava hittmängu oma tingimustel, pärast seda, kui loobusid kirjastajate lepingutest. Ükski neist ettevõtetest ei saa Valve'iks, neil polegi seda vaja. Igaüks neist on omandanud piisavalt teadmisi, et saavutada oma rahalisi võimalusi arvestades rohkem. Nende ühine edu tõestab vaikselt, et suurem ei ole alati parem. Mängundusega pole veel kõik läbi. Tööstuse koondamised pole isegi veel lõppenud. Järgmine laine on tõenäoliselt juba käimas. AAA eelarved kasvavad endiselt üle igasuguse jätkusuutlikkuse piiri ja turundusosakonnad kulutavad endiselt raha kampaaniatele, mida keegi pole küsinud. Verejooks jätkub. Mõned stuudiod, mis praegu suletakse, tegid tõesti head tööd. Inimesed, kes kaotavad oma töö, väärisid paremat kui see, mille nende tööandjate rahaprobleemid neile peale surusid. Aga kusagil Bellevue's tõestavad 360 inimest igal aastal midagi olulist. Mikroskoobi all pole ainult tehnoloogia hiiglased, ka mänguarendus tunneb seda. Vaata, miks GTA 6 tegemine võtab nii kaua aega. Et näha, miks Rockstar on nii suure surve all, et ootustele vastata. Või klõpsa hoopis sellele videole.